hullult kaua olen tahtnud näidata seda, kuidas siis need maskid toimivad, sest seda nii palju küsitakse. Ja seda, et maskil on kohene efekt, seda ju ka on hästi palju räägitud ja ma arvan, paljudel on see kõrvu jäänud, aga milline see efekt on, siis ma näitan enda peal järgi. Mask on siis selline, mis algul on keel ja mitte midagi sina, kes sa seda maski peale kannad, tegema ei pea, kui ainult ootama, see ise muutub näo peal vahuks. Ja nüüd siis mina oma 40+ vanusega näen siis lähedalt vaadates ilma meigita, silmad on värvitud, aga muud midagi näha peal ei ole. Välja selline, et on mõnusalt kortse, on lahedad siuksed poorid, jume on nii ja naa, tegelikult on oluliselt paremaks läinud, kasutades siis head nahahooldust. Aga üldiselt selline 30-40, siis enam päris sellist beebiportselan nahka kellelgi ei ole. Ja maski panemiseks siis sobib ükskõik, kas siis vannituba, muu tuba, võib-olla peegli ees, aga ei pea. Võitegi panna näo peale ja siis, kuna ta hakkab vahutama, siis pärast vaadata, mis kohad teil siis panemata jäid. Nii, ma üle terve näo ei pane, ma panen siis nagu nendele probleemkohtadele. Ja pärast, kui ma ära võtan, siis ma teen uuesti kõiki neid grimasse, mis te juba nägite. Hästi tähtis on kael ka, sest et nägu ei lõppe ju ära näoga, vaid ikkagi kaelaga. Nii, suu ümber ka. Ja siis jätame ta oma elu elama. Maski mõjuaeg on sõltuvalt nüüd sellest, milline see nahk on, kui kuiv või kui rasune, siis ütleme siin 5-15 minutit peaks seda peal hoidma, aga iga ühe kõige parem indikaator on see, et kui vaht on ära kadunud, siis pesete veega maski maha. Ja vaht kaob siis ära kõige kuivematest kohtadest kõige enne. Nüüd, miks on hästi tähtis panna seda maski, ma lõppu panen alati käte peale. Miks on hästi tähtis panna seda maski puhtale nahale? See on sellepärast, et ükskord telesaates oli vaja ka sukest demotüdrukut ja ma ütlesin, et ma võin panna endale näo peale ise, aga mul oli meik tehtud. Ja siis hästi kiire oli juba, kõik see teletiim pidi järgmisele võttele minema. Ja siis panin maski peale 5 minutit, mitte mingit vahtu ei tule. No praegult on ju, võtan ise ka, on juba päris siuke kena. Et hästi kiiresti tuleb see vaht, on ju. Ja siis aeg läheb ja tiim juba küsib, et kui me peame ära minema ja mis toimub ja vaatan, mingit vahtu ei ole. Ja siis ma ei tea, kus mul endal ka see mõte tuli, mõtlesin, okei, et mis mul on teistmoodi kui tavaliselt, oligi see, et meigi peale olin ju pannud selle maski. Siis pesin meigi maha ja tuli vaht ja tuli kõik, et see tegelikult nagu näitabki selle maski tõhusust, et ta ei hakka toimima igas keskkonnas, vaid sul peabki olema puhas nahk. Ja mis siis nüüd juhtub, on see, miks see vahureaktsioon tekib, on sellepärast, et see keel puutub kokku meie puhta nahaga ja siin tekib nüüd hapniku protsess ja hapnik kiirendab rakkude uuenemist ja sellepärast ongi sellel maskil selline kiire ja kohene efekt. Nii, no nüüd on näha, eks ju, et siit hakkab ära minema, siit silma ümbert ja siit tuule juurest ka ja kaela pealt ka. Ja nüüd on niimoodi, et kui ma tahan, et need kohad, mis mul on kuivemad, et sinna tuleks veel seda vahtu, et need kohad saaksid rohkem hoolitsust, siis ma võin võtta nagu siit, kus mul on rohkem vahtu ja hõõruda uuesti laiali. Niimoodi. Siis tuleb uus vaht. Natuke õrneb. Aga seda ma teen vahel siis, kui ma ei viitsi nagu selle jõuluvana habemega enam nagu pikalt ringi käia, sest mul alati kõige rohkem jääb siia. Järelikult see ei ole minu see kuiv piirkond. Nii, nüüd vaatame, siit kohe tuleb. Siit juba hakkab eks arenema. Näpud ka mõnusalt koos. Nii, siis tuleb eks ju siia. Näete? Tuleb juba uuesti see vaht. Silmapiirkond on hästi oluline katta, sest et siin ta teeb nende joonte ja kortsudega imesid. Väikseid küll, aga siiski teeb. Nii.
Vahepeal paneme kinni kaamera, muidu läheb see lõik liiga pikaks. Võtsin maski maha ja nüüd ma näitan teile siis, vaadake, ma teen oma neid grimasse terve näoga ja siis mask oli selle poole peal, onju. Mis siin toimub ja mis siin toimub? Poorid. Noh, kui te vaatate seda piirkonda siin, onju. Nüüd vaatate seda siin. Nagu 2 eri nahka. Jumala äge. Mulle hullult meeldib. Ma hästi palju asju testin niimoodi poole näo peal, saab kõige paremini teada. Ühesõnaga, Difference'i mask siis, kui on nendeks hetkedeks, kui te olete väsinud, nad ei saa seda endale lubada, on absoluutselt parim. Muidu ka poputamiseks, tõstab naha niiskust tasakaalu, muudab jume ühtlasemaks, poorid väiksemaks ja parandab elastsust. Ja 2 tükki on neid, kuldne ja hõbedane. Mina olen see hõbemaski tšikk, sellepärast et sellest ei jää nahale sädelust, aga kõik, kellele meeldib, et nahal oleks siuke kuldne kuma ja kuldsed säratäpid, siis teie valige kuldne mask. Okei, tšau!